mitä jäi pungn. Crazy! Joe! On hea küll. Jou. Tere tulemast Raassilda! Jou. Said ka pildiku valmis? Hea pilt. Vaatasin on. Ma ei tea, me pidime vaatama, kas on äkki lõdva. Paneme kick-klippi nüüd. Ema maande läks. Pole harjunud asjadega. Tünastud väga hästi. Seal oli lihtsalt grillvorst ja see õlle ja kõik need. Linnuke on ka poti all. Pingutame natuke rihma peale ja siis äkki on hea. Ma ei tea hingata, mul siuke pinge peal. Ikka väga hirmus on praegu. On hirmus, jah? Ikka väga hirmus on praegu. Ma loodan, et ta töötab kõik. Siis on nagu okkipa, see on see 2 ringid on ära, see on juba fun. Aga ongi see esimesed paar tiiru uue autoga. Väga jube. Nüüd hakkab see reaalsus kohale jõudma. Normaalne pinge on peal. Ma teen esimese niimoodi, ma sõidan läbi lihtsalt, vaata, mis see roolivõim teeb. Sest ta on siuke, võib-olla on, võib-olla ei ole. Et selle nagu igaks juhuks ma kontrollin enne üle ja siis lähme proovime. Jaksab ta minna või ei jaksa? Ratas käib ringi isegi. Isegi käib. Ja pole kordagi veel ratas ringi ajad sellel. Okei, sellega on mega lihtne sõita. Davai, selge. Liter on küll aegi. Nonii. Vaikne pill Tesla. Mitte mingit häält ei ole. Mis sesse? Oota, ma ei näe. Praegu kõik iseenesest töötab. Mis temp tegi? Üle 90 ei läinud kordagi. Ei läinud, jah? Selle viimase runni lõpus ka 89. Ja ma võtsin nagu normilt peal. Simon keeras neid. Kohalt ära läheb mingi imelik värin tuli, mida esimese runnil ei olnud. Siuke korra nagu võdistas läbi kere. Et äkki mootori padjad vaadati üle, kas on kinni. Sest... Kas mootori padjad on või? Või neid ilmselt ei ole, aga... Ära seda katsu, see on soe. Kuule, aga ühesõnaga esimene emotsioon. Väga hea, kõik töötab. Vaatame veel paar asja üle, mingid siuksed pisikesed tagad olid. Ma kartsin seda roolivõimu teemat kõige rohkem. Meil on see GR-i originaal roolisammas, elektriline siis. Ja praegu tundub, et kõik toimib väga hästi. Ta auto on käes, mega sujuv, kõik on väga ok. Et nüüd me hakkame gripiga mängima, vaatame, mis seal teha saab. Et jõud on. See hädine 300 kilovatti, mis tuli, tundub, et sõidab ära küll selle raja. Et siin tuleb natuke lihtsalt gripi ja sildadega mängida, siis me saame selle laini asjad ka paika. Et praegu võib-olla julgust ka natuke vähe, et ma ei usalda väga seda autot veel. Aga varsti hakkame usaldama, ma arvan, et saab hakkama. Üllatavalt hea on sõita. Nagu kohe on järgi. Selles suhtes, aga libe tundub küll. Jaa, seda oli näha. Seda oli näha, et libe oli, jah. Et seal tagasi pöördes tahab nagu sutsu käest ära minna. Aga selle V8-ga näe. Korras gaasid maa kohe tagasi, kohe nõus järgi. Ma mängin selle piduriregulliga ka, vaata. See on ju vahel, vaata, praegu valgus mõtlesin, et kõht imelik on. Siuke on nagu pidurdada, aga midagi ei toimu. Oli mingi 3. Esimene sõit
küsiti, mis mu emotsioonid on. Tore oli tegelikult. Natuke hirmus ja natuke tavaline ka. Ei näidki. Sa pead sõitma minema nüüd. Mina peale seda ei tule. Mina siia ei istu. Kategooriliselt keeldus. Mine nüüd. Aga proovi meelsi, mis seal ikka? Et kui lutti panid, siis normaalselt siis hakkas nagu kerima. Lähen vaatama ka, mis see seal. Vaata, jah. Minu eest kuradi kägarasse tõmmata kuskilt. Rooli kinni, nagu full lockist üle täie rauaga panin rooli kinni, nagu täitsa kinni. Nagu tagasi jaksad tõmmata. Õnneks ma pääsin ära, aga... Huvi? Nagu lokis või? No täitsa lõpus, ma ütlesin lappi põhjalt, ma tegin flippi ära ja võtsin ka nõksu peale ja kinni, kõik. Aga muidu oli okk. Jaa. Kiire. Nüüd on näha, kus ta käib nagu... Väga kiire. Me vaatame, kus aku pinge äkki kõikus. Välja lülitada siis, kui see elekter kõigub. Kas see mingi kiiruse pealt läheb sinna highway moodi ka või? Ta ei tea üldse mitte midagi, mis kiiruse asja toimub, ta latsjude järgi. Ta peaks kogu aeg töötama ühes ja samas režiimis. Tööti praegu veel jah, ikka hirmus hakkab. See ongi aeg, et kokku nõusta. Äkki ta pole Äkki pole lauda aeg. Okei. Mitte ühtegi põhjust ei ole, miks ta välja ütles. Et see võib suvalise hetke uuesti samamoodi teha. No see on ju vaha ju. Ja. Iga võrk, kui ta kinni tõmbab rooli võimsus, järjest vähemaks läheb julgus ju. Lõpuks julgus üldse. Munad kauad, ma räägin. Praegu on jumala lustlas. Rooli võim on hoopis nagu siin. Ai, no muidugi. Paneb pea rooli vahele. Vähevõitu on ju. No ei ole seal. Kas sa tunned ainult seda nagu reppude vahel või seda füüsiliselt või nagu rooli pealt tänavad või video? Kõik on hää. Ei tea. Fiksed või? Ei ole fiksed. Ma juba lootsin. Ei ole põhjust, miks see rooli võib välja ütlema. Ei saa aru. Ma praegu rooksib tammi režiimist lihtsalt süüde sees ja võimendab. Et mingil põhjusel otsustab vahepeal see samba vaheline roolivõim ennast välja ütleda. Kuna see on 2020 mingi 22 auto, see on järgmine viimane gen, siis sellel ei ole nagu Canni ega BVM-i juhtimist saadaval veel. Ei oska keegi nagu nõu anda. Liiga uus. Siis ta lihtsalt on süüde järgi ja võimendab, aga mingi hetk lülitas välja ennast. Ühesõnaga liiga uue auto ehitasime. Ei no mul oli selle GT oma, oli see regullinupp oli olemas, vaat see, mis selle vahele käib. Teine pistik, no võib-olla tuleb võimelda ja proovida nagu need sisendid, mis seal on, nendega kannatab midagi teha nagu. Võib-olla oleks vaja mingit originaalautot, kus oleks maha salvestada seda info. No see on olemas kodus. Mis tööd saab teha. Kuigi ta hakkas tööle, kui on lihtsalt süüde järgi. Selles mõttes. Ei no praegu ongi, kui ta töötab, on mega mõnus sujuv, nagu kõik on okk, ja hea kerge on. Aga nüüd ongi see, et kui ta seal suure hoo pealt lukku läheb, see on ikka päris pahane. Praegu oli siuke nibin-nabin. Toit ja pinge ei kõikunud ka. Seda kenekat muidugi, mis sul on, kannatab sundida kõrgemale pingele tööle. Et äkki seda proovida teha üldse. Variant, et ta töötab sellise nagu piiripease pinge peal. Äkki oli nii väike kõikumine, et... Ja juba talle piisas sellest, kuigi ta on... Ma ei tea, tasub testida, Hästi huvitav ongi, ma tegin ju 3 ringi olen teinud ja 2 ringi töötas tegelikult. Ja nüüd nagu oli lukku. Nagu ikka täitsa lukkune. Seda ei tõmba tagasi ka. Jaa, ma vaataks sinna alla korra, mis see kenek just toimub. Probleem on see, et ta liigu usaldava. Kas ma saan selle tõsta selle vahetamist või ei saa? Kuskil on see toote koodi pannud. On küll, jah. See on peidus kuskil raudselt. See on all või? Selle vastu ei pruugi seega aidata, isegi kui ma sunnin kenekat kõrgemalt töötama nagu kõrgema pingiga. Tule küll, Muidugi. Saab tünnisauna värkina. Ma paneks mingi augustisse selle külla tuleb päeva. Paneme, jah.
Siis jõuame äkki sinna superfinaali sõitma. Ikka mingi L-pumba peale minna. Hydrauliline värk on õige. E-pump külge. Sul on olemas. Vedel laua all. LS originaal. LS-i enda roolilatt. See ongi ju. Hydrauliline. Hydraulilatt. No, Bemmi hydrauliline latt. Closed ju. Torud külge. See kompenseerib koormus ära ka. Variant on see, et seda sama latti, mis on selle hydraulikaga, on raskem keerata ka nagu. Ja siis ei saa ühegi mitte... Ongi raskem, seda käega on juba... Aga mis selle sambaga siis saab? Otse läbi ju. Praegu ta lisakoormust ei tõsta sul ju. Mingi rämedaks tuunimine. Täielik ümberehitus, vana ja. Isegi siis, kui rattad on õhus, on väga raske keerata. Sa ei kujuta ette, mis siis on, kui autot lükkad maas. Täiesti õige. Mulle imest, see pisikene elektrimootori annab alla. Juhtmed on soojad. Ehk siis ta pani täis pauga. Ehk siis ta ei jaksa lihtsalt füüsiliselt. Ja ükskõik, mida ma teen, palju ma panen aku laadimist talle. Ei lükka üle sellest. Võib-olla veel kiirem oli selle elu ära. Ja siis hetkel selle jõuprobleemiga ei tegele. See ei tundu üldse probleem praegu, jah? Grippis sellega jõudis piiras. Piirasse küll ei läinud vähemalt. No ma võtsin tagasi ka teda veits, jah. Et ma katsetasin, mis ta üldse teeb, vaata. Teine ring oli. No teine ring ikka, jah. Õlirõhm, immu. Et noh, idee poolest nagu enamjaolt kõik kokk nagu. Me teeme ühe veel siis. Võib-olla 2. See on kinni või? Jah. No sa võid proovida, kas saad full okis ja paned veel juurde. Kas ta siis tõmbab kinni ära või ei tõmba, on ju? Jah. See minestas ära küll. Näitsikus kohas, kus sul on reservi minna ka kuskile. No jah. Sest see oli sketšikoht, kus seda proovida nagu. Pigem katsetaks seda. Burnout boxis teha seda vabalt. Kas või, jah? Et noh, imelik ongi, ta kakkus nagu ka paar korda. Aga ongi, et ta ei olnud nagu isegi nagu loki lähedalne. Siuke imelikku, siuke 90 kraadi peal juba korraks jäi nagu nõksi kinni. Kuule, aga tänks sulle. Vähemalt, kui me nüüd surma saame, siis on naljakas kaader. Aga sa oled niikuinii ellu. Sellega on safe vähemalt. No ma ei tea, praegu rooli ei jäänud hukku, ma loodan, et ma saan normaalselt selle sõidu ära teha. Jaa, parem oleks. No nii, lähme katsetame. No siuke jah, enam-vähem, ikkagi ta kakub mingi imelikult. Hästi siuke ebastabiilne, ma ei tea. Not good, not bad. No parem on, aga ikkagi kakub nagu ja seal tagasi pöördes vist korra nagu voogis kinni ennast. Ma ei saa aru, kas see oli nüüd midagi safety'ga või siis ma jäin gaasid maha natuke pikalt vist. Pigem võib-olla seest, kolmandaga tagasi pöörena, 0 kiirusega. Aga noh, gripiga on vist okei. Nagu nüüd on nagu hoogu ka. Aga ma lihtsalt ei julge vaata seda flippi teha täie lapiga, sest praegu on see, kus mul jääb lukku või jäävad. Et noh, ma ei usalda ikka, ma ei saa. Lihtsalt ei ole nagu mõistlik nüüd. Et praegu on see, et seda hüdropumpa ikka on vaja, sest see, ma ei usalda seda nagu. Ja ka nüüd, kui on päriselt nagu grippi ja keeratud, vaata, siis on see, et lased komlanda gaasid maha, tahad peale, ta ei tule kohe järgi nagu ennem, vaata, võtab natuke aega ikka. Natuke peab siduriga kaasa aitama. Ehk seda erksust oleks tegelikult vaja, mis praegu puhud on. See 100 kilovatti. Jah. 7 hobust. 7 hobust, jah. Väiksed asjad välja arvata, siis tegelikult on okk. Üldiselt on okk. Hästi siuke planted on konkreetne. Low oil pressure cut. Aha. Hey boss, we have a problem.
Ikka oli katt jah, mitte auto ei suurut maha. Ehk siis asi ei olnud selles. Ehk siis võib-olla on väikest akusumpi ka ikkagi vaja siia pikas perspektiivis. No see oli nii väike lühike rada siin pigem. No pigem on vaja jah. Pigem on vaja kahjuks. Siit pihustab, et põlema ei läinud. Kuidas siia maani pihustas siis? Mida? No siin on ka täpid peal. Kõik on korda tehtav. Jaa, aga ma ei ole rahas tehtud. Ikka veel. Ma annan selle sulle. Kuule vedas. Pill ei läinudki põlema. Ei läinud, jah? Kollektori ümbrus on õli täis. Olete klapika tihend või? Jah. On tütikas ju. Keskelt täpselt. Nagu katki siis või? Ta on nagu täpid visanud täpselt kindlastesse kohtasse. See on nagu see kustutussüsteem, aga vastupidine. Põletussüsteem on. Kollektori peale pihustab. Ja vaata, siit on kõik õli täis. Ja ma enne mõtlesin, kuidas siia nagu õli saab. Ma mõtlesin, et varda vahelt, aga ei ole vist varda vahelt. Mis ta näitab seal? Ühe korra on nüüd langenud küll õlirõhk alla, nagu ma näitan. Siin on küll anomaalia. Keset seda, kui ta on pööre on üle, on siin pööre üle. Istub ilusti viiras kandis. Õlirõhk on siin 3,8, 3,5 ja hops kuhu värske 2,5 peale. Üks parr. Täiesti lambist, jah. Nagu ta on? Töötab? Töötab ei tööta? Töötab ei tööta, jah? Mul oli ka niimoodi hommikul. Ja töötas ei töötanud? Jah. Aga nüüd töötab ju? Jah. Paagi tuulud oli pask. Niimoodi või? Liiga väikse kõrre või voolik oli pannud paagist veel. Nüüd ma nagu tõmbasin praegu ajutiselt nagu suurema ja korras. Ja korras, jah? Okei. Need stardis läksid tundused nagu keri peale esimest kurvi. Täiesti lahja ja ei keri. Mis siis? Ma arvan, et see teis siis 2 asja praegu. No nii. Ta hüdraulilisel ringi. Ja akusump või? Ja ei, anna õli rohkem. 6 liitrit, ma arvan, vähe. Nagu nii palju rohkem või? Mis siis jõudnud 8 on? Tormist 2 parri kukkus korra. 1,3 barri kukkus niimoodi sekundi pealt alla. See oli siis seal nurgas, on ju? Kaak ütles, et see kindlalt käis pump kuivalt korra. Paneme suurema filtri ja õli juurde. Kaak kartis, et äkki see 6 liitrit imes tühjaks selle karteri lihtsalt. Mootor nagu käimise ajal. See 6 liitrit kadus sinna mootorisse ära lihtsalt. Me paneme tuima nagu 7 sinna. Nagu ta on? Siis on. Me oleme samas paadis risk. Sul ka? Joo. Õli rõhtab nalja ja roolivõim jääb kinni ja... Mul jääb ka roolivõim kinni. Jääb või? Paid seina ka või? Ei. Vaatasin pilpad läinud. Need olid rehvid, see on sein. See rehvi sein tundub nii kõva risk. Jaa, ta oli kõva. Suured need jammud. Vaadame oludest ka. Ongi nii või? Siuke pauk oli või? Vaata, sul see uksenahk on selle pärast kadunud või? Jah. Ma tahtsin teid küsimusele, kuidas sa saad ainult uksenaha küljest ära sõita, aga Ma ei tea. päris huumor. Võtame siis päeva kokku ja sõnaga trenn läks, ma ei tea, ütleks iseenest edukalt, et saime kõik vead teada, mis tal olid seal. Ütleme nii, et üpris üllatunud, et väga okei oli sõita. Ma kartsin seda, et on jõueta veidi, aga see tuleb nii alt järgi, et väga okk oli. Et alguses läksime mingi suva refi rõhuga peale, et vaatasime, mis iganes seal on, et me ei hakanud isegi muutma. Et jäi vist 2 parri all alguses sees, lõpuks oli 2,7 vist selle 2 ringiga. Et siis oli libe, aga siis tõmbasime refi rõhu alla 1 parri peale ja kohe oli parem. Et nüüd kannatas nagu sõita ka normaalselt, et saime hoogu ka. Ja siis hakkas probleemid juba välja tulema, et rool jääb kinni, meil on see originaal elektriline sammas, et nüüd teeme vist ilmselt hüdro peale üle, et mul on üks mootor, mille pealt saaks selle pumba võtta, bolt on sinna, mis on ilmselt kõige lihtsam lahendus. Ja siis õlirõhk korra kattis ära, et ilmselt paneme nõksu rohkem õli sisse ja loodame, et see mure on ka murtud, aga seda testime juba siis peale seda, kui meil on kõik see asi seal tehtud. Ja otsakaane vahet tekib kartri otsakaane vahelt, et see on siuke väga tore asi, mida vahetada, et siis ilmselt tõstame sillad alt ära ja karter maha ja tuleb siuke äge õhtu jälle. Aga ma ei tea, ühesõnaga meil on, ütleme, nädal aega on võistlus, no vähem tegelikult. Reedel peab juba siin olema, et 3 päeva ja tuleb jälle hagu anda ja ma arvan, et saame hakkama küll, et meil on väga kõva tiim ja et selles me kahtle. Tulevad jälle sellised poolunetud tööd ja rajale me ilmselt jõuame, ma arvan, et ei ole häda.
ja praegu plaanis ongi, et võimalikult kähku asi korda. Lähme vaatame, äkki saame laitses paar tiiru teha, et ei tule seda õlirahu errorit sisse ja rool töötab. Et mul testides seda sammast ka siis nagu tänavasõitus kõik on okei ja kõik nagu toimib, aga just see koormuse all ta lihtsalt ei jaksa nagu ära toita seda. Et vähemalt on vead teada, rohkem väga midagi välja tulnud, kõik nagu toimisid ideaalselt, auto sõidab mega hästi ülirahul nagu autoga üldiselt, aga need titevead ongi uus auto ja kõik on uus, et midagi sinna nagu vana otseselt nagu külge ei läinud. Et eks siin saab seda nalja veel, aga ma arvan, et algus on hea ja siit lähed edasi. Nii, meil viimasest trennist on nüüd paar päeva möödas. Täna siis reede päeva, kus me peaks Raasile võistlusele minema. Võtsime see otsuse vastu, et me sinna ei lähe. Meil tekkis eilses trennis nüüd üks väga suur tõrge sisse. Viimast trennis oli ka korra viskas seda errorit, tegu on siis õlirõhu erroriga. Et ma kohe räägin ka lähemalt, mis seal täpselt toimub. Et ühesõnaga ei võta seda riski vastu, lihtsalt ei ole seda väärt. Et point oli see, et me saaks selle uue kerega harjuda, kuna ma Nissanitega olen siin eluaeg sõitnud, siis see kere käitub teistmoodi, toimib teistmoodi, et see tahab natuke harjumist saada. Ja point oli ka see, et ehitaks auto võimalikult lihtsa alguses, et saaks ta sellisel kujul ilusti tööle ja siis sealt edasi juba upgrade'iks selle nii-öelda konkurentsivõimeliseks. Et asja point ei olnud ehitada 1000 epast autot ja siin kõike kinni panna, vaid kuidagi rahulikult samm-sammult minna. Et enda jaoks asi kuidagi loogilisem oleks ja natuke siuke, ütleme mugavam, et muidu see äkki samm tuleb natuke liiga suur ja võtame liiga suur ampsu. Rahaliselt on ta raske, et selles suhtes praegu teemegi samm-sammult nii, kuidas jaksame, nii, kuidas tiim võimaldab, nii, kuidas mul endal võimalused on, et praegu siis seis siuke. Aga räägime äkki lähemalt siis, mis meil seal trennis juhtus, et äkki Kett paneb paar klippi ka sisse siit eilsest Laitse trennist. Et läksime siis Laitse ralliparki platsi peale proovima, et tundus see kõige seifim lüke, et vaatame, mis ta seal platsil teeb ja mis me seal teha saime. Et ühesõnaga üks probleem oli meil õlirõhuga eelmine kord. Huvitav oli see, et ta viskas ühe korra seda ainult ette ja see oli ka, ma ei tea, mingi 5.–6. ringil. Et meil on esikarteriga see mootor, tehast on ta tagakarteriga ja meil võtab seal ilmselt õhu vahele korra ja tõmbab selle pressure dropi sisse. Et siis ta katib korra mootori ära, tõmbab jõu kinni ja ongi kõik. Üpris riskantne asi selles suhtes, võib väga kehvasti lõppeda selle mootori jaoks. Pigem ongi see, et parandame selle asja ära, teeme asjad nii nagu peab ja siis sõidame edasi. Et ma ei näe mitte mingit mõtet pushida selle ühe etapi jaoks, et saada lihtsalt mingi punktid kätte. Et see ei ole asja point ega eesmärk, vaid see, et see auto saaks hea ja lõpuks mulle sobiv, et saaks sellega pikemalt edasi sõita. Praegu siis seis siuke. Karteriga lahendus lihtne, läheb akusump vahele, see aitab siis survet üleval hoida, kui mingi drop tekib. Et siis selle probleemi lahendus iseenesest lihtne, aga lihtsalt praegu selle ajaseisuga meil ei kannata siin midagi teha. Ja sellepärast see otsus tuli ka, et jätame selle etapi vahele, teeme asja ilusti korralikult ära ja siis asi kestab meil ilusti käes. Ja teine probleem oli roolivõimuga. Videos oli ka näha, et päris suure hoo pealt jäi see rool lukku ja ei olnud nagu väga hea tunne. Et praegu lahendus sai siuke, et panime selle Opeli L-pumba siia vahele, et saime selle asja toimima. Iseenesest nagu töötab, rool on sutsu raske. Proovisime seda varianti, et paneme selle originaal GR-i elektroonilise samba ka veel juurde lisaks, et siis oli rool, näpuga saad keerata, aga siis oli vastupidi probleem, et tunnetus kaob ära, et rool ei jookse enam käes, et hakkab kuidagi nagu vastu võimendama. Ilmselt on siis siiski see roolivõimu lahendus originaal hüdropump ja LS3 siis originaal, mis käib siia üles, käib rihmaliini pealt ja see on kõige mõistlikum ja parem lahendus siia. Kaotame selle originaal L-samba ära, et seda üksikuna kasutada me miskipärast ei saa selle kerega, et vana kerega oli see võimalik, aga sellega ei toimi. Ja see Opeli pump ka töötab, aga samas ta ei ole nagu nii hea, et kuidagi nagu jäigavõit oli, et ta ei ole nagu mugav käes. Et üritaks selle asja nagu teha nii, et oleks väga hästi sõidetav ja mulle endale ka nagu väga mõnus mugav. Ja lahendus ongi siis see originaalpump siia vahele panna. Meil oli ka üks õlilekke probleem siin. Mingil väga huvitaval kombel õlivarras viskas siit otsast õli välja, et tal on kuidagi need otsad siin lahti ja selle vahelt nagu loopis meile siia, ta oli muidugi teistpidine, et loopis siia mordikannu peale ja kollektori peale õli, et me alguses ei saanud aru, kust ta tuleb, et kõik on kuiv, aga lähema uurimise tulemusena siis siuke probleem on, et väga siuke huvitav. See on nii-öelda kitis olnud tipstik, et selles suhtes ei olnud nagu kuidagi custom või midagi, et oli karteriga koos. Et siin tuli ka tegelikult teemaks see, et miks auto ehitusega nii hilja peale hakati. Tegelikult ei hakatud, et me saime selle auto kätte augustis, autot hakkasime ehitama siis septembris ja ütleme nii, et see võiks olla ajaliselt küll ja veel, et see auto valmis teha. Et põhiehitusega saime oma tiimiga alustada ütleme aprillikuust siis põhimõtteliselt. Viisime auto Laitse, kus saime seda tõstuke peal teha, et suur tänu neile, et muidu siin kodugaraažis oleks päris hapu olnud seda teha.
et läks ta siis üle värvi kere ja kõik jupid korra lahti, kõik kokku tagasi. Et selles suhtes ütleme 2-3 nädalaga see auto niimoodi kokku panna, sisuliselt oli ta puuriga kere ja mootor, et sealt see on päris kõva sõna juba tegelikult. Et siin ei ole päris see, et sillad alla ei tulnud, et oli ikka väga palju asju, mida see külge panna. Lõpp läks kiireks, aga paraku kõik asju me kontrollida ei saa, et ajaga on nagu on. Ja sellega tegelikult nagu asjad ei piirdu. Kuna meil tuli seal Dünos välja ka see sumpa teema, mis meil siin piirama jäi, et siin oli kiunu väga palju, et jõudu ei ole. Sumpa tuleb ümber teha. Ei ole nagu meist sõltuv viga, et sellest läheb garantii töösse ja tehakse see summutisüsteem meil ümber ja saab asi korda. Et me siit meeletut numbrit küll välja ei võta, aga selles suhtes peaks ta väga palju rohkem sõidetav olema ja kui väga tahtmine tekib, siis mingi NOS-i süsteem on ka variant, et siin ajutuselt selle aasta lõpuni sõita, et kui tekib, et ei jaksa sõita või midagi, et siis, aga praegu testide puhul ütleks, et nagu jõuga on pigem okei. Et ei ole nagu väga-väga lahja, et kannatab ilusti seda pro-refi ringi visata küll. Et ilmselt küll mitte nii konkurentsivõimeliselt kui võiks, aga saame hakkama sellega. Et mingi baas, kust alustada. Ja vaikselt arendame selle auto välja ja teeme tast hea asja ja ma arvan, et siit vaikselt edasi. Aga praegu siis plaan siuke, et järgmine etapp meil tõenäoliselt on laitse. Teeme siis auto laitse jaoks nii ideaalseks, kui me saame, et teeme selle sumpasüsteemi korda ja teeme selle õlisüsteemi korda, roolisüsteemi korda, et meil oleks hea mugav sellega sõita ja sealt on juba, ma arvan, kõvasti lihtsam edasi minna. Et natuke nokitse, mis siin jääb ja ühesõnaga vahepeal teeme paar update'i videot, et mis me siin parandasime, teeme testipäevad. Et usun, et saame selle asja ilusti jooksma ja siis hakkab meil ka edaspidi hästi minema. Aga praeguseks kõik ja näeme juba järgmises videos. Tšau!